mööda Lääne-Jõge üles sõita või et nad ei peaks anda mind maksma, aga no mis abstraktne vabadus, ma ütlesin vastu. Tohoopele, kas need eestlased siis olid nagu väga hiljuti puu otsast alla tulnud või et millal piibel kirja pandi, kus on kõik abstraktsed mõisted, võidetakse vabaduse eest, reidetakse, armastatakse, kirjutatakse imeilusat luulet, aastatuhandeid enne seda, et mis loomakesed need eestlased õige olid siin Euroopa serval küll, et nendeni nagu üleüldse midagi ei jõudnud. Et see on niivõrd uskumatult nagu ajaloo vastane või antihistoristlik lähenemine, puhtalt ideoloogiline. Muidugi nad teadsid, mis asi on vabadus ja sellest on ka lausa ülestähendusi. Sakslased ise vanemas riimkroonikas kirjeldatakse, kuidas eestlased arutlesid. Eestlased arutlesid nii, et häda, tulevad nad meie maale, võtavad meie maa, ikestavad meid ja võtavad meilt meie vabadus. Sakslased arvasid, et eestlased nii arutlesid. Nüüd muidugi Marekan võib öelda, et aga see need olid nende mõtted, ega nad siis eestlaste käest ei küsi. Kuulge, jätki. Sõda on muuseas ka üks suur suhtlemise vahend. Seal õpitakse üht-teist ka vaenlase kohta teadma, et need inimesed ei olnud erinevatest maailmadest. Sel ajal oli Eesti rahvas olemas, Läti Henrik pealkirjastatud oma suurema osa, 3/4 tema niinimetatud Liivimaa kroonikast, millise nime on laest võtnud Tarvel, täiesti laest, pühendab ta Eestimaa valutamisele. Ja Eestimaal mõeldakse mitte ja Eestit nagu Kobermangu ajal, vaid ikka alates Sakalast ja Ugandist. Lõuna-Eestist alates, see on Eestimaa. Ja kui siis 100 aastat hiljem Jürje ülestõusu ajal kroonikas öeldakse, et mäss algas selle tõttu, et eestlased kogu Harjumaal tahtsid saada oma kuningat. Mõtlega on kõik öeldud. Eestlased kogu Harjumaal. Eestlasi oli mujalgi, aga need olid nüüd need Harjumaa eestlased. Nad ei ütle harjulased, aga eestlased kogu Harjumaal. Tahtsid saada oma kuningat. Poliitiline eesmärk. Nad tahtsid saada iseseisvust, oma riiki. Tolle aja mõistas. Oma riiki, oma kuningat. Et selgemini ei saa öelda, seda kõike lihtsalt ei saa riikuda ja nii on. Siin tuleb jääda. Vastasin liiga pikalt. Ei, väga tore. Me koolis õppisime kõike seda Liivimaa. Kroonikud ja kõik. Meil oli hea ajal õpetaja. Vanemate inimeste vanaemad ei julgenud teki alla vaadata, eks ole. Aga praegu on juba noored vanaemad õpetavad just lastele neid voodi-rõõmusi, eks ole. See oli mul ainult repliik, aga ma tahtsin küsida, et palju kirjanikke ja ajaloolasi on võtnud endale julguse ja kirjutanud vabadussõjast. Ja palju nende hulgas on neid, kes täitsa vassivad ja on eestluse vaenulikud. Ma pean ütlema, et ma ei ole seda ilukirjandust palju lugenud. Olengi Kivikut lugenud ja Kallikut lugenud, mis on nagu tähtsamad tööd. Aga edasi ma ei ole ka kuulnud, et oleks väga kirjelduslikult nagu väga silmapaistnud. Ma olen eluaeg helistanud mälestusi. Seda ma olen siis nüüd ka massiliselt teinud viimaste aastate jooksul. Ütleme, et ilukirjanduslik ju oma algkujul oli ka Tuulepealse maa. See oli siis 2. ja 3. seeria, mille kirjutamisel ma osalesin, mis oli vabadussõjast. Et ma ei tea neid teoseid, kus oleks Eesti vaenulikult kirjeldatud. Võib-olla nõukogude ajal mingisugust jampsi kirjutati kokku, aga ma ei näe sellise kirjavara nagu probleemi või tsirkuleerimist praegu. Et vabadussõda on selles mõttes nagu ka õnnelik asjaolu, et mingisuguse nagu õige väikse suunurgaga lubati temast ju nõukogude ajal ka. Küll mitte selle nime all,
aga tal olid seal paar asja, miks teda päriselt maha vaikida ei saanud. No Tartu rahu üks asi. Ja teine asi, ikkagi see Landesveri sõda, no seda oli nagu raske eestlastele midagi pahaks panna, isegi Nõukogude võimu poolt ja siis teda nagu päriselt maha ei vaikitud. Et ma tahaksin teda pigem tuua nagu uuesti siia meie mälumaterjali nagu esiplaanile või et ta oleks jälle populaarsem natukene, sest selge on see, et hilisemad sündmused on peale puhkenud teine maailmasõda ja nüüd veel laulev revolutsioon otsa, et ta kipub nagu tuhmuma, aga kõik see on ju tänu vabadussõjale, mis meil praegu on. Vapsida. Siis tuli Pätsiga see arusaamatus. Vapside kilbile tõstmine ei ole õnnestunud siin üks seltskond. Jah, see on vastuoluline ja ma pean ütlema, et ma ise olen võrdlemisi rahul, kuidas meil õnnestus see asi läbi viia selles samas nimetatud tuulepealses maas, kus ei mõistetud kogu. Ei ole need lapsid seal tehtud headeks ega halbadeks, vaid vastuolulisteks. Ja seda nad kahtlemata olid. Aga siin läheb nüüd vaidlus, ma kardan ka väga tuliseks, millal on omad arvamised Pätsi käitumise kohta ja need arvamised ei pruugi jälle paljudele sobida. Aga ma nimelt olen suhteliselt pooldav tema suhtes. Ei saali silma otsaski, kui teda ammugi veel reetoriks nimetatakse, et seadused naistel pole. Aga et see oli raske periood, vastuoluline ja demokraatiat õppiva rahva juures ka nähtus. See kõik on õige. Otsest seost vabadussõjaga siiski väga ei ole, sest et kui liikmene politiseerus, siis see vabadussõja meeste osakaal seal jäi suhteliselt tagasihoidlikuks ja väga paljud nimekad vabadussõja kangelased distantseerisid ennast väga otsustavalt lapsitest pika või läinud. Mina lugesin ühte raamatut, aga ma leian seda nime enam, kus oli Ameerikas elav praegu üks naisterahvas, kirjutas just, et Päts ja Laidoner ja mismoodi nemad nende vapsidega käitusid ja kuidas moodi hoopis nemad ei ole nagu Eesti rahva jaoks midagi ausalt ära teinud, et on endale muretsenud üht ja teist mammonut ja kõik niimoodi. Ja see on kohatu jutt. Ja 2 raamatut on, aga ma seda esimest ei saanud lugeda. Mul on niisugune tunne, et teatud osa inimestest elas välja oma kibestumust. Selle iseseisvuse kaotuse peale lihtsalt leidis endale neid paduina. Ma olen ikka korranud, et siis Päts ei hävitanud Eesti iseseisvust, selle hävitas ikkagi Jossif Stalin. Räägime nüüd, kes on kurjategija. Ja see, mis tegi või ei teinud 3. veelda ja tähtsusega asi, mis vapsidesse puutub, siis nende suhtes on ka ju, et midagi võieti nagu Pätsi need karmid meetmed vapside suhtes, et lugege ajalehte Võitlus, jah. See on ikka selline, see on vapside ajaleht ja seal on ikka üsna selgelt öeldud, et kui me nüüd tuleme, siis me lööme ikka hambad sisse kogu erakondlikkus ja seal on üks demokraatiast juttu. Ja pealegi see põhiseadus, mille raames Päts tegutses põhiseadus. Et kui ta süüdistada demokraatia lämmatamises, siis vabandust väga. Ja nii naljakas oli lugeda. See selleks, et see pakub inimestele suurt vaidlusainet. Kahjuks seal määritakse nagu teinekaid inimesi koriga, aga saad sa seda siis keelata, eks ole, et keelata ju ka ei saa ega tohi, kui just päriselt nagu mõtetult ei laimata, siis tuleb ju vastu hakata, et nii asi ei olnud, aga muul juhul on tegemist ju ikkagi
tagantjärele targutamisega suuresti. just. Me kõik teame seda, mida nemad ei teadnud ega saanudki teada ja hindame nende tegusid selle mõõdupuu. Tol hetkel ja no isa mälestused ütlevad, kui suurt kergendust tunti, kui baasileping sõlmiti, kuidas siis lennukid käisid Soomet pommitamas, oli kole häbi küll, aga samas mõeldi, aga nemad on sõjas, meil on rahu. Ja siis, mis tegelikult juhtuma hakkab, see selgus alles aasta hiljem. Ja nii see oligi kavalalt mõeldud. Et jah, nagu ütleb, üks tark väliseestlane ütles, et oleks ma kunagi enne nii tark, kui minu naine tagantjärele. See oligi veel naise tüta järgmine põlvkond hoopis, kes selle kirja pani. Ja see on väga seksistlik. Tule nime meelde. See, et Eestimaal ei ole nii kaua keegi president olnud, siis Venemaal on 24 aastat Putin president. Venemaal see Navalnõi kinni võtmine, siis see protesti maksid Putinit palju, Putin on paha. Ja siis on lähtenud, aga Eesti on kõik kaavalikult, ei ole selliseid miitinguid ega mitme. Eesti on läbi aegade olnud hämmastavalt rahulik. Siin on niimoodi, et selle kindlasti on kõigil nagu ratsionaalne põhjus olemus, aga vägisi tahaks näha mingisugust metafüüsilist salapärast Eesti rahvuslikku omapära selles, et esiteks eestlased ise arva teevad selliseid suuri kollektiivseid lollusi, aga vähe sellest, et siia tulles ka nagu taltuvad nagu teisedki. Vaatame nüüd kas või seda meie interrinnet. No olid hirmsad tegelased seal küll, aga kokkuvõttes ju ei õnnestunud provotseerida veriseid tänavakaklusi. Ei õnnestunud isegi, ma olin ise Toompeal 15. mail, ma olin seal 2 leeri vahel oma kaameraga. Tatistati mind selga ja taati jalgadega. Mina oli käel võtida, aga ma ei saanud. Ja need ei läinud seal ka. Kohe oli minemas ka ilmest. Ja siis mõtled, et kuidagi me olime siis nii kujutlusvõimetud ja nii kuidagi loiud, et meie läheduses nagu kaob igasugune kirg või. Et mis see on, Alice Kuperianov kirjutas ka umbes sinna kasti. Küll oli tore, küll oli uhke vahel näha Eesti meest ka üles köetuna, et kui silmad särasid meestel ja nad tahtsid lahingusse minna. Aga see ütleb seda, et nad muus olukorras on üsna halli. Aga siis nad korraga särasid ja sädelesid seal Kuperianovi ümber, et see tõesti eraportne seltskond. Ja oleme küll teistsugused, jah, eile Real Madridi ja see mäng oli ikka kohutav, kas need hispaanlased kaklevad. Nii et ikka meie rahvus on hoopis Olen ühe korra käinud suurel teistsugune jalgpallistaadionil ühte esiliiga mängu vaatamas, kahjuks mitte rohkem, see oli nii võimas enamus. Mul oli hirm. Kui nad koos seal rääkisid, must ei, see staadion kokku nüüd kohe. Ja siis ma vaatasin ja mõtlesin, et jah, nüüd ma saan aru küll, kuidas te kogu maailma ära vallutasite, britid. Ja nüüd ma saan aru, kui raske teil praegu on, et kellegagi sõdida ei ole. See tohutu energia, mis sealt siis välja voolas staadioni väravatest, ratsapolitsei oli kohal, metroo uksed olid lahti, pärane, mingit pileti küsimist, peales, et rahvas laiali saaks. Et see on nii tulemohtlik see mass. Vaesed mehed teil pole ka muud teha, kui aurata siin jalgpallivõistlusel, et mõeldu sõidaks ikka Indiasse ja sõdiks kuskil puuridega. Aga näed, pole praegu võimalik. Huvitav, palju Abhaasia eestlasi jäi sinna ja palju Eestisse tulid ja kuidas nad kohanenud siin on? Vaat seda küsimust ma tõesti ei tea nendest arvutati. Vähe tulid ikka. Ega neid kerge ole muidu, seal üles kasvanud ja pole siin mägesid ega midagi. Aga jah, kahjuks. Jaapel siin kõik kukku pähe.
mina oska sellest midagi arvata, minu meelest läks ta pöörde sellepärast, et torm lõi laeva nina lahti ja nii see ongi, mis siin ikka. See sageli asjad ikka, enamast on asjad ikka lihtsamad, kui arvatakse. Mõni üksik kord on ta nagu mängus, aga siin ma ei näe nagu mingisugust põhjust. See kõik ülejäänud seletused niivõrd evaloogilised, et juhtub ikka lihtsalt vahel õnnetusi. Antimeistri raamat oli päris asjalik minu meelest. Ongi ja jällegi, et kui sa leiad vastuolusid või arusaamatusi, siis alati tuleb mõtlema hakata, aga nüüd vastupidine oleks tõenäolisem, vastupidine on 10 korda ebatõenäolisem, nagu see kuulus kaksiktornide jutt või näiteks see, et ameeriklased ei ole kuu peal käinud. Keegi oli välja arvutanud, kui mitukümmend tuhat inimest peaks sellest olema teadlik sellisel juhul, et see oli lavastus. Seal oli mitukümmend tuhat inimest, kes kõik vaikivad nagu haud. Statistika ütleb, et juba 12 inimesest üks on reetor, nagu Kristus seda tunda sai. 20 000 hulgast leiaks kindlasti väga arvukalt neid, kes hea raha eest kõik ära räägivad. Paraku pole ühtki. Ja see lubadega, see noortest, kes maha lasti, see loodusega eelmine aasta. Kas see oli, ma ei tea, sügiseks nii õige? Ta oli õige jah, aga selle murdosas, ma vaatasin seda video, ma sain aru, miks teine politseinik siis eemalt lasi. Ta pidi murdosa sekundi jooksul otsustama ja ma usun, et ta tuli õigest. Nii juhtub jälle sõjas ka, et oma mees laseb oma mehe maha, sest sa ei jõua vaatama jääda, kellega on tehtud. Jah, ta hakkas aega platsid tulema. Ei, kui vaatasin, see tõesti ei ole inimesel. Ja ei tea, ta on teinud selle maha. Et sellel jäi 2 kaksikut. Et ta väsikene soov. Aga politseinik on niimoodi treenitud. Kui sa juba lased, siis sa pead tõstvad ja kõige kinni. Sellelt distantsilt ei saa talle hakata jalga laskma. Vabaduse platsil, kui see buss kõndis edakes ja ähvardas tõi. Kas loeme ametliku osa lõppu? Võib-olla võtame vastu lihtsalt resolutsiooni ja kuidas Eesti riik ja rahvas päästa. Ma ei tea, Riigikohtu kuulasime küll meeldib, Nõmmel linnakohtusest arutasime, et kuidas saada tänavat korda. Tegelikult on isegi kohtulahendust, kus tegelikult inimesed ei ole kohustust oma tänava eest pühki. Seda võiks tegelikult teha linnavalitsus, kohtus. Aga et siis ikkagi peab olema see eeskuju nakk. Kui on kõrval korralik naaber, mõtleb Karin Harjaga üksi tänava esiste, sest oli üks kaugel naaber, kui täpselt möödus, siis sulle ei midagi jäänud. Võtsin ta vaatab, et mulle ümber mingi kõik korras koos, mis jätame pühkimata. Aga see on jah, kuidas teegi. Tegelikult ongi see, et kui see enamus maju tänava ääres on korras, eks ole, siis teevad need ülejäänud ka korras. Välja arvatud need, kellel on eriti tugev iseloom. Ma tean lapsepõlves, kui ma käisin, mul oli lapsepõlves, noorpõlves, oli juba tudek. Ma käisin Tartus läbi Tähtvere linnaosa ja hommikuti läksin talvel tollane Vilde tänav, siis Hurda ja praegune Hurda. Ja seal oli niimoodi, siis oli kõnnipäevi ära jaotatud, seal oli mitme omanikuga, nagu põhimõtteliselt eramaja, aga mitme omanikuga siis roogitud jupp, rookimata jupp ja siis edasi kuni Tähtvere pargini jälle roogitud. Ja seal oli väga tugev iseloomust, et kõik need 10 aastat käisin tema ja oma juppi ei rookinud. Siin oli alati siis jalgratas sisse kõnnitud. Aga see on jumalast õige, see oli minu meelest kuskil New Yorki metroos, vist oli New Yorki või Chicago, kus võeti see kuulus nulltolerants. Nii peaaegu kui ainukene väikene aknaruut on katki, kohe ära vahetada. Statistika näitas, et nii peaaegu kui on ta katkiselt seisab, nii lähevad teised ka. Ja kui sa kohe ära parandad, siis järgmine läheb tüki aja pärast alles.
no just, et selle iibega tegelikult võiks olla samamoodi, eks ole. Minul näiteks on sõprus või tutvusringkonnas ongi see konkreetne näide, kus üks perekond siis hakkas lapsi saama ja teine tuli tal järgi. Ühel oli juba 3 aastat, ja läksidki ja nüüd on mõlemad 4 poega, eks. Ja tegelikult see on ka mingisugune, kui sa ikkagi ühiskonnas on trend sinna poole, et popp ei ole mitte olla üksik siis mees või naine, eks ole, ilma lasteta, vaid just see kolmelapseline pere on see ideaalmudel, eks ole. Siis tegelikult ta vaikis sinna poole läheb. Seda saab kaasa aidata küll, see on õige ja nimetatakse seda siis nii palju konstrueerimisest, kui tahetakse. Kamalaks, siis konstrueerime. Kui te peate seda tingimata nimetama konstrueerimiseks, siis konstrueerime. Konstrueerime selle hoiaku, et palju lapsi on hea, see on tore, et perekond on loonud rajada, ega see kõigil ei õnnestu ja üldsegi mitte enda süüle, väga sageli perekonnad tähendab kellegi süülebi küll, aga mõlemad pooled ei pea olema tingimata võrdselt süüdi, kuigi sageli. Ja et perekond on koos püsiv perekond, ka läbi tülide ja probleemid on ikkagi looming, see on saavutus. Et võt seda tuleks hakata nagu mõista andma. Et mis mees sa oled, kui sa pole käinud lastevanemate koosolekul. Ma ütlesin iseendale, et mehest saab mees siis, kui ta tuleb esimesed lastevanemate koosolekul. Samas see viimased 30 aastat läheb ju Eesti riigis selles mõttes juba väga palju tehtud selle nimel, et see peremudel või selline, nagu te ise ütlesite, need vanavanemad ja kõik see, need on aetud võimalikult laiali. Sellepärast, et igaüks peab seisma sellest, et elu jääda on ju, kui sa vastutad, ütleme, sul on 4 poega, sa pead vastutama 4 poja eest vaata, ühega on palju lihtsam vaata, eks ju, sest sa ja samamoodi näiteks seesama näide, nagu ütlesid, vaata, sõna pühkimine, see on väga näide vaata sellest. Täna on uus, vaata, ma vaatan endale samamoodi näiteks, et need majad, kus elavad sellised, meie vanused ja vanemad, ütleme selles mõttes. Seal ma näen inimesi, kes tulevad selle harja või uuaga ja tõesti, see on nende kodu vaata. Aga need, kes on selle kolinud, ütleme, see noor põhikonnas, et sellepärast, et ma nüüd tahaks noori maha teha. Aga sellest neil ei ole seda, nendel puudub see kultuur. Ja vaata, vanast oli see, et ega mind ka näiteks ema ei ütle seda, et kuule, sa peaksid kangesti pühkima ja no pikalt saada. Aga vanaema oli see, vanaisa oli see. Aga seda nagu täna mitte millekski peata, räägitakse näiteks ühte sama asja, ütleme, aga see, et just, et minust nagu see oleks kaudselt ka isamaa nagu üks võlusõna või võluvits, ütleme, et me toomegi need vanavanemad mängu tagasi. Uuesti põlvkonnad peaks 11 leidma. Sest kui sul ei ole vanavanem, siis see on katkine perekond selles mõttes. Ja samas on ka see, et just eile kohtusime ma ütlen äripartneriga, siis ütleme veel, et tema näiteks, ta tuleb ka sünniv laps, ütleme, aga see on juba siis ta nüüd 6. Ja ta ütles seda, et tema jaoks on just see olnud, et ta teab seda, et tal on ema, ta on ämm, kes teda aitab, vaata, eks. Ja seda peakski nagu minust aga tänastes ühiskonna rõhutama. Mis ma tahan siin täpsustada on see, et ega keegi ei ole selle nimel midagi ekstra teeninud, et neid lahku ajada. Vaid seda lahkumist on tekitanud meie kasvavad võimalusi. Kui sul on ikka selle taga 2 põlvkonda kus korteri saamine oli Helle-Roosa unistus ja sellest tuli minna kompakteisse siis nüüd äkki, kui tekkis võimalus oma korter soetada, siis on ju esimene asi, et sa jätad ämma aia maha, mitte ei võta teda sinna kaasa. Nagu ma olen öelnud, et küll oleks kurb, kui Eesti rahvas sureks välja sellepärast, et mehed ei tahtnud pühapäeva hommikul aluspükste vahel kööki minnes kohata seal ämma. See on niimoodi, kui sa elad 3 põlvkonda koos, siis peab selge natuke siiani olema, sest ämmi vaatab peab. Ei saa võtta nii mugav. Ja see on inimlik. Ja nüüd on meil see võimalus, ja kui veel 60. aastatel, ma tean, minu klassivenna oli niimoodi, et nende peres, siis tema vanemate peres, ei olnud vanavanemat. Ja siis nad lihtsalt võtsid endale kasu vanaema. Ühe tegelikult võõra inimese, kes võeti peresse vanaemaks, kes kolis nendega kolimised kaasa, elaski nende peres. Et seal võeti see olematu ämm
perekonda, aga praegu jah, või äi, eks ole, ükskõik, siis ma üldistan, et praegu me oleme selles faasis, aga siin jääb üle loota ainult seda, et võib-olla siis läheb elu veel paremaks, et me saame juba nii suurtesse korteritesse kolida, kuhu siis ka see ärimärama. Nii nagu, miks nad siis taludes, maal on rohkem lapsi, see on ka üks põhjus, et seal ei olda nii väga ei käida üksteisele närvi, seal on seda eluruumi ka õue ja muu näol on rohkem. Ja sinna mahuvad 3 põlvkonda ära, et siin on mingisugused kohad, võib-olla kus kõik saaks omalt poolt müksata, kaasa loodust. Samas alles ka ammu üks film sellest individualistlikust ühiskonnast, kus Rootsi näide just selleks. Inimesed elasid üksinda, said lapsi üksinda, tellisid endale selle teenuse ja surid üksinda ja siis pärast avastati võib-olla aastal paar hiljem, et inimene on surnud lihtsalt, sest et kõik automaatselt maksed ja kõik asjad olemas automaatselt. Ja lihtsalt ei olnudki mingisugust probleemi tekkinud. Aga ma arvan, et see asi meil läbi ei lähe, meil enne kokkuvad need pensionifondid kokku. Mina oma poolkondal räägin ainult ühte juttu, poisid, andke valu sellele samuseselegi, kui ükskord naise võtate, sest et mingid fonde teil olema ei saa, ainult pensionifond on teie omad lapsed ja kui te ei taha kuskilt lambu najal surra, siis olgu teil palju lapsi, sest et nagu Kuningas Liiri kogemus näitab, et iga 3. on vähemalt korralik inimene ja võtad teid samast peast enda juurde, kui ka esimesed 2 seda ei tee. Ma ütlen selle konstrueerimise kohta veidi isiklik oma lastest, et tütrel on 17-15 ja nüüd ühesõnaga sügisel saab 3-aastaseks pisike poeg veel. Ja siis nüüd mu poeg mõtles, et tal on 2 ja nüüd sündis teisel 3. laps. Nii et õnneks on niimoodi, et Eesti sugu läheb edasi. Tallinnas on üks kesklinna või nüüd tõesti see lapsed külalinna piiridesse, kes need peresid loetakse vaesteks, kellel on 1 või 2 last. Et normaalne on seal, kõigil on 3 või 4 last. Ja siis vaadatakse, mis autodega need pered siis tulevad, et mida rohkem lapsi tarviti, seda uhkam auto on. Ja siis teised vanemad seisavad seal kõrval nagu vaesed patusega. See, kes mulle rääkis, ütles, et tema ei saa tervislikel põhjustel rohkem kui 2 last endale lubada. Tal endal on tervis nii läbi. Ja ütles, et ta ongi ja see on populaarne, et seda nagu toetada, kõik see lasteaed. Ja minul on 2 last ja tule oma teha. Aga on igasugused muud võimalused ju panustada, tõepoolest ei pea tingimata kasulast võtta, saab ju ikka aidata hoida. Ja näiteks olen mõelnud ka seda, et see tegelikult kõlab ju väga ilusasti, kui öelda inimesele, kellel ei olnud õnne üldse lapsi saada. Sa ei saanud emaks ega isaks, aga sa võid saada veel vanaisaks või vanaema, kasuvanaisaks, kasuvanaemaks. Et sinu elu, tarkus ja teadmised ja kõik see on ju olemas. Sa saaksid seltsi pakkuda ja mingid noort peret sellega aidata ja võib-olla selle tõttu sünnib sinna perre nüüd veel üks laps. Ja siis oled sina selle osaline. Et vaata, kuidas on veel võimalik isegi kõrges vanuses niimoodi nagu kaasa. Oleneb inimesest ja mugavusaste tuleb juurde sinna. Aga ma usun, et sellised on, et nad eeldaks ju julgeda väljagi öelda. No jah, see ongi see, kui see tänane pensionär, kes nagu, ma ütlen, ma ei tea, kuidas prouad hakkama saavad, aga et ma võtan oma ema siis, et mina nagu, võtan müksi maha, sest et tahan see üks otseselt keha on ja tahaks enne poolt kohta tööd teha ja seda talle võimaldada, sellepärast, et ei taheta võtta ja poole koha, kes tekivad mingid palkadega mingid teemad ja maksudega mingid teemad ja samas ta sellise inimesega, et võib-olla päris kassasse ka ei tahaks juba minna istuma, aga et see 400 euroga siis sa pead kuidagi hakkama saama, et samas sa ei saagi olla ei vanama korralikult ega vana-vanaema, sest et sa pead tegelema niisuguste pseudoprobleemidega, mida põhimõtteliselt, ütleme, riik ei viitsi nagu läbi hammustada, sest et nad ei ole sellises vanuses, ütleme. Meie see tänane see nagu juhtkond, kes seal eesotsad nagu on selles osas, et palju nad üldse mõtlevad oma ema, isa, vanaisa või vanaema peale selle, kus mul tekib tallegi küsimus. Et selles on noored vihased mehed, kes nagu mõtlevad ainult seda, mida ütleb mingisugune tööandja, mingisugune nii-öelda ärimees, selles suhtes mingisugune
kinnisvaraarendaja, aga see, mida ütleb tema ema, isa, vanaisa ja vanaema, seda ma sügavalt kahtlen, kas keegi nendest üldse nagu mõtleb selle peale selles suhtes. aga see on see 30 aasta vili, see on, kus ma seda lugesin, et see uus põlvkond, eks ole, ta nagu, kes mõtleb hoopis teistmoodi selles suhtes ja olgem ausad, kui me niimoodi edasi mõtleme, siis nagu no see tulemus on olla ainult üks. Ja samas, kui sa seda kuskil räägid, siis öeldakse, et sa pead lihakõnet, sa saad. aga ma mõtlen, et kui ütleme selline inimene, nagu te räägite oma emast, ta on üksik, ütleme, ja mis siis oleks, kui ta 4-5 päeval nädalas kas või 3-4 tundi vaatab seal paari last ja saab siis teist 400 juurde. Jah, aga see on jällegi see, et ütleme, et siis hakkab juba näiteks Jainasi peale, et on ju seal, ütleme need laste vaatamised, ütleme siis need lastehoiduseadused, see muuseumi juurde. Ja neid tuleb lihtsamaks teha, need on nii keerulised. Loomulikult ongi, et seal ongi mingid teatud nüansid, mida saaks teha. Laste hoida. Ja ma olin ise tol ajal, siis ma lähedalt nägin, kuidas hea algatus jälle tuli see bürokraatia, hakkas oma registreid pidama ja kraanikausse üles lugema, et tuleb taevas appi paari last, nüüd üks vanaema, kes on üles kasvatanud oma lapsi ja juba portsu lapselapsigi. Kuda ta ei oska neid siis, me peame teda atesteerima, litsenseerima, koolitama, tule taevas appi. Mõttes ongi, et tead, et ei nõuta veel vanaema käest seda luba, et sa võid oma lapselapsed. Ta võiks olla see pealemaksmine, mõtlen, et siin tuleb vaadata, et see ei tekitaks peretülisid liiga palju ja pingeid, aga oma lihaste lapselapsed vaatamisest tuleks hakata, kui meil muud rääkindust ei ole. Kunagi on tõesti, et pensionid saavad otsa ja tulebki niimoodi elama, panen enda vajub vaikselt valmis. Mina tahaks arvata, et ega rahaga kõik asja paika ei pane, meil on ühiskonnas ikka see mõttemaailm on nii tohutult muutunud, et paar põlvkonda, kus ei ole õiget kasvatust olnud, kus oli see töökohustus. Mina hakkasin selle töökohustuse ja kõige pärast, et ei olnud korterit edasi liiga hilja oma perekondal, ma oleks oma vanuses võiks praegu vanavanaema olla, aga ma olen vanaema. Ja ma tean, kui raske oli Vene ajal kasvatada 3 last üles, probleemid ja nii edasi, tänu ametiühingule sai suuresti koolitada. Aga see mõttemaailm, mis on muutunud ühiskonnas, see, et ei tunnetata, et ühiskonna rakk on perekond. Siin on väga palju sõna pere kogu aeg juttu. Ikkagi rohkem kui 1 või 2 inimest perekonnas on ikkagi lapsed, vanaemad, vanaisad. Ja nad on laiali läinud, see mõttemaailm on ka laiali läinud, kõik on haarali läinud, kus juures on see töökasvatus on läinud ju nüüd niimoodi, et nüüd on see nagu sunniviisi, see on kuidagi teisiti, varem oli ka, et raha pärast, et üldse ellu jääda tuli tööl käia. Aga kõik see mõttemaailm on niivõrd devalveerunud ja seda rahaga ei pane paika praegu, kõik, kus vanaemade pensioniaeg on tõusnud, kes vanaemad on oma tervisega niisus olukorras, nad ei kasvatagi enam lapsi sellises vanuses. Ja seda enam veel, et kuna mõttemaailma selle noorem põlvkonnal on nii palju muutunud, niivõrd materiaalseks, elu on huvitav, võimalusi ja valikuid on palju ja see just nimelt see, mis sa ütlesid, just nimelt see eraldumine, see kaugenemine, vanaemad, vanaisad kaugenevad lastest, tähendab füüsiliselt nad asuvad eri koha peal, kes on maal elavad, kes elavad linnas ja nii edasi, kaugused on suured ja siis ei ole võimalik kontakteeruda ja kontaktivahendid on ka. Et siin on niivõrd palju neid probleeme, aga kuidas saaks seda ühiskonda minu meelest just nimelt, et tagasi see, mis vana oli, seda nii sama ei too selle rahaga ega midagi tagasi, aga seda mõttemaailma saaks ikkagi kas või selle varal, kui me vaatame neid andekaid televisioonisaateid nende väikeste lastega, kui kõik pered vaataksid, et kus on ikkagi korralikud perekonnad, kuidas isad, emmad ja onud ja tädid kõik rõõmustavad nende andekate laste saavutustest, kui neid oleks rohkem ja näidates just, et seal taga on vanaemad ja vanaisade osad ka, et see perekonna osa tunnetaks, et tegemist on selle ühiskonna, selle algraguga ja kui me siin selle meil pidama jäänud seadusest räägime,
kooseluseadust, kas kunagi on seal jutt olnud sellest seadust ka laste peale keegi mõtles? Mitte, absoluutselt ei ole juttu sellest lastest. Lapsed ongi seesamane ühiskonna, seesamane vedu, millega ühiskond alles jääb, millega eestlased alles jääb. Üldse ei ole sellest juttu. Laste nimel tuleks kõik need seadused asjad. Et võt see mõttemaailm on natuke lobisemine. Üldiselt tuleb rohkem Ameerika filme vaadata. Korralik Ameerika romantiline komeedia lõpeb alati seniga kuidas perekond istub tänupühade lauas ja õnne kolm põlvkonda tingimata koos ja nendel on see perekond väga tähtis, aga siin on nagu mitu asja koos. Esiteks, ega siis raha on üks komponent, see võib mõnikord ka aidata, siis teine asi on see sama tõesti see propaganda, ütleme nimetame seda, siis peabki propaganda, kurivaim võib küll propagandat teha heade asjade. Jah, täpselt nii ja tulebki teha propagandat. Ja ainult, et siis sellised asjad, mis inimestele nagu sobiks, nagu öeldakse, peale läheks, mitte ei tekitaks tõrget, et see peab olema selline sõbralik ja delikaatne. Ja siis tõepoolest see asi, et ikkagi tasub noorematel kapsli alla viia seda mõtet, et võib-olla on pensionid 50 aasta pärast olemas, aga tõenäoliselt ei ole. Et mõelge nüüd. Ise te võib-olla elate kuidagi ära, mõelge oma laste peale ka. Ja, muuseas üks argument, lähen nüüd natuke jõhkruste peale, aga elu ongi jõhker. Perekonnale, kellel üks laps ja veel vanemad noored, küsin, kas te rohkem siis ei kavatse saada. Nagu on laenud ja värgid ja mina ükskord korgi. Aga mis te mõtlete, kas te läbi ei ole oma ühe lapsest, ta peab teid üksinda matma. Tema üksinda peab teid matma. Ma olin siis matnud just isa ja saanud lõplikult aru, mis tähendab, kus sul on vähemalt üks vend või õde. Ja siis ma nägin, et eelmist korda kliendil läksid silmad suureks. Ta polnud selle peale üldse mõelnud. Jah, veel haige ja siis on tõesti lapsed raske. Aga mis ma jälle ütlen, et ega see noorem põlvkond on üldiselt ikka vanaemade ja nende osa on küllaltki vajalik. Ja ega siis see, kui nüüd saab 200 krooni lisaks selle eest, mina leian, et see on mitte ikka abiks ja lapselapsed kuulavad vanaemasid palju paremini, kui muidugi isaema ligidal ei ole. Vanaemadega saabki isade ja emade üle natuke nalja. Just. See on ikka mingi ja ma teen neid koolivaheaja neid kokkutulekuid lastele ja siis nüüd see aasta ma ei saanud oma tervise pärast, aga siis on mobiilid, eks mul on oma kava ka, mida peab tegema, et mida me teeme peale söömise ja siis oligi niimoodi, et mõistatustega vist viimadega läks mobiili otsimiseks. Ma ütlesin ainult peast, mis on, see on ja ma ütlesin, et järgmine kord mobiile ei ole ja siis ma seisin järgmine kord ukse juures kilekott käes ja nad üksisid, mis ma seisan siin. Ma ütlesin, kas te ei mäleta, mis ma teile ütlesin eelmine kord, et mobiilid kõik siia kotti ja suurepäraselt mitte keegi ei vaield vastu ega midagi ja palju lõbusam on, kui ei ole neid mobiile kellelgi käes. Ikka jälle keegi hakkab sortima. Kuidas? Hakkasid seal tirisema. Ei, nad hakkasid niimoodi vedama neid ju seal. No mine tea, äkki see teeb see areng oma sellise lasso ära ja võib-olla me pääseme ka sellest mobiili õnnetused või õpime kuidagi moodi temaga suhtlema. Vaadake, see on nagu alkoholiga, et kui see tuleb mauhti ootamatult nagu Ameerika indiaanlastele, et siis tekib tohutult palju alkohoolikuid, aga kui temaga harjuda niimoodi põlvkondade häältel, siis kuidagi õpitakse teda menetlemat, võib-olla selle suhtlemise infouputusega inimkonnal ei jää muud üle kui õppida. Ütleme, temast nagu jagu saama, et sa ei jää ta alla.
ta ju lämmas neid praeguse info. Üks oli mingis tänavist uudistest, et palju oli Trumpi kampaanias neid valeuudiseid siis postitusi internetis, palju oli õigeid. Need õigeid oli vist siis mingisugune võib-olla miljon rohkem, aga siiski oli rohkem. suursärk oli enam-vähem pooleks, eks ju. Ja tegelikult sa võid olema siis ikkagi piisavalt arukas, et sa saad neid eristada, eks. See on see, mille juurde millest ma alustasin juttu, et see tõde, kõigepealt tuleb tunnistada, osa on olemas tõde ja vale. Et kui see idee, see täiesti tapp ja ideoloogia, see tõde ei ole. Me oleme seda ka lasknud mitukümmend aastat kuidagi siin nagu õitseda. Et sellel tuleb väga tõsiselt vastu. See on inimvihka. No meil on ju kahjuks üks probleem, et tema isa ja siis nad ju tülitsid osad. Üks probleem on see, et peres poole siis mingisugused kärkpered. Ja eks nad tulevad paratamatult sedastpidi ka. Siin saab ainult vist see sama propaganda kuidagi. On ju küll neid toredaid lugusid, kus saadi üle. See jälle natuke on tundub, et selle seotus inimeste heaolu ja niisuguse egoismi või sellised. Tundub, et nagu ei peagi vaeva nägema, et kui ikka mees kodus, mida teeb natuke teistmoodi, kui mulle sobib, siis nägemist või just see nagu, abielu on looming ja sa pead vaeva nägema ja ta ei saa sul kunagi valmis. Sellised ei ole noortele õpetatud nägema. Ja isa ütles ma kuldselt sõna naise õppe puhul, et 10 esimest aastat on raskelt, siis hakkab kergema. Kuldsed sõnad, siis ma umbeski teadsin, kes on odata, mitte et suur lusti liidetud. 7 pidi kriisi aasta. Saksa parlamendisaadik pakkus välja, et abielus on aeg ära 7 aastat. Sa oled ise seda, mis tänane ühiskonnad on see, kui sa võtad, et kui võtta üldse nagu mingi pere teema selline, võtta mingi telesaate, võtta mingi sarjad näiteks seda palju. Ütle mul mingi üks sari Eestis, mis on nagu praegu üldse pered on nagu sellist näidanud, et kus on terve normaalne pereg just, eks ole. Võtame Ameerikast, ütleme, sel ajal, kui mina olin nagu noor, olid mingisugused, ma ei tea, need family comedy, mis said see Bill Cosby show, mingid mis iganes, ütleme, et see oli väike maja preeg. Oli üks 60ndatel aastatel siin Norraga, see oli mis Koosta pere suud. Aga sellest ei ole ju pärast seda olnud, et Õnne 13 nagu võib-olla läheb sinna poole, aga see on ka samamoodi võtab näiteks kirjanduse, ütleme, mingisuguse 70ndatel oli väga palju, oli korraks, et iga Eesti kirjanik kirjutas mingitest perekondadest, perekonnaprobleemidest, Kiik, Kallas, see teema, see, mine täna raamatupoodi ja võta üks raamat, kus on juttu perekonnast kui sellisest. Kus on sina isa? Mingi tööasju ei ole ju seda, see kõik on ära mõelnud. Ma tahakski ütelda, et jutt sellest, et on vaja propagandat, teha seda positiivset propagandat ja propagandades just minema nende eeskujude peale, just positiivsed eeskujud. Ja ma ei tea, kas te keegi Tartus olite üle juubelil, ma olin kutsega 90. juubelil Ateenas ja toon siis kohvipausi järele pidi täpselt hakkama peale teine kool. Ettekandja läks ka sinna juba pukki, ootab ja Arnold seisab, kõik näevad läbi ukse, seisab trepi näol, seisab seal ja ei tule saali. Mina läksin just enne seda mööda, ta ütles mulle niimoodi, ma ootan oma abikaasat. Abikaasa Ingrid oli allkeldis tualetis, läks aega oma 10 minutit. Keegi nendest Arnoldi saatetest läks rahutuks, saalis läks välja vaatama temaga rääkinud, milles asi on. Inimene seisab, tahab ettekonnet pihta hakata, eks ole, tema seisab, kõik näevad läbi uksed, seisab ja ta ei tule saali. Ta tuli tagasi, läks osistas kuraatorile midagi, kuraatorit niimoodi. Rahu. Ta tuleb varsti, juubilar, ta tuleb varsti saali, kannatage. Aga ta ootab kedagi. Mis te arvate, keda ta ootab? Saalis täielik vaikus. Kes teadis, eks ei teada. See töötab ka abikaasa Ingrid.
niisugune rõõmus kohe ja allaandmine ja sealt see eeskuju. Rüütel kui täistähega Rüütel. Et vaat seda tüüpi ja inimene, kes noh, nendel kummagi kohta ei ole ütelda mitte midagi nende abielu kohta. Nad on lastekasvatusel raskusi, neil on Ingrid on mul laulud ja Arno Rüütel oli kunagi mul abonent, mul on päris kaua aega tutvust. Ma tean nende perekonna asju, raskusi ja nii edasi, aga nad ei ole kuskil läinud liitsatanud ja õiendanud ja kaevanud ja nurisenud. Ja läbi aegade niisugune abielupaar, kena abielupaar ja Rüütel nii vormis praegu, lapsed suurest kasvatatud, 6 lapselast, eeskuju. Ja ongi vaja rohkem niisugustest rääkida, sest meie juhtivatel positsioonidel inimesed peaksid olema eriti tähelepanelikud. Ja üks väike pisike torge mulle paar päeva tagasi keegi ütles, et aga meie presidendil ei ole sõrmust sõrmes ja tema abikased ei ole näinud sõrmust. Nüüd on äkki märgatud, aga inimesed panevad vaadata niisugust asja tähele. Noh, presidendil on 4 last. Nojah, kõik teavad, aga siis hakkab just mingisugune sudimine seal, eks ole. Aga just need positiivsed eeskujud, perekonna ja tõesti filmid ja mingid novellid, raamatukesed ja kontserdikavad igasugused ja need samased televisioonist, need samased võistlused, nende laste võistlused, need on niivõrd positiivsed head ja näitavad, et siis saab rõõmustada lapselapsed rõõmustada vanemad vahel. Neid peaks olema igal samugi. Tegelikult on ju delfi.ee, kus suhted võivad tähelepanu, kas on loeb mingi naistekas. Nii, kuidas pidada armukest töö juures, kuidas pidada armukest naaber trepikojas, kuidas pidada seal seda, kuidas pidada niimoodi. Ja kui sul on terve see meedia iga päev möödab ette, et näed, et aga kuskil ei ole seal kirjas, et 10 tõde sinu terve perekonna nimel või suredad üles. Isegi Pealinna lehes oli armukest. Kuidas pidada teed? Kogu aeg on mingisugused need kollanadressis, kes ainult seda nagu sulle reklaamibki. Aga võib-olla selles oligi ikkagi see, et nõukogudeaegne perekonnaõpetus oli ikkagi tõde. Ei, aga siis tervekogudaal õpetati korrutustabelit ka ja ta ei olnud perekonna.